Vennad, te ei usu, mida ma just oma WhatsAppi sain. Jumal küll. Ausalt öeldes ma ei tea, kuhu see kõik välja jõuab. Ma sain ühe naise käest vaimuliku sõnumi. Ma usun, et võib-olla see ei ole mingil kontserdil. Väga elavas jumalateenistuses. Ma panen siia selle vaimuliku sõnumi. Varsti ütlen sulle, kes seda jagab. Oota lihtsalt natuke. Ma panen selle siia. Pane tähele. Ava oma süda sellele sõnumile, mille ma sulle toon. Kas sobib? Kuula nüüd. Pane nüüd silmad kinni. Pane käsi oma südamele ja hinga sügavalt sisse. Sest see, mida sa nüüd ütled, ei ole lihtsalt ilus palve. See on taeva dekreet sinu elule. See on sõna, mille Jumal ise kirjutas enne sinu sündi. Ja ta hoidis seda just selleks hetkeks. Ja ma tahan, et sa kuulutaksid seda koos minuga sõna-sõnalt, autoriteediga, kindlusega, et Jumal, kes tõotas, on ustav. Kuuluta nüüd valju häälega, ma elan peidupaigas, sealt valitsen mina. Ma varjun kõige väelise varju alla. Ja täna kuulutan oma elu ja oma kodu üle. Sina oled mu kuningas, mu pelgupaik. Issand on minu kindlus. Issand on minu Jumal. Jah, ja teda ma usaldan. Kuulutan nüüd oma telgi üle, oma kodu üle, iga toa üle, iga ruumi üle, iga. Ühelgi kurjal pole õigust minu majja siseneda. Ükski nuhtlus ei tule minu telgi lähedale, sest Jumal, kes on tõotanud, valvab sissepääsu juures. Ja mida Jumal valvab, seda ei suuda ükski vaenlane vallutada. Ma kuulutan nüüd sinu maja üle. Sinu kodukohal on üleloomulik kaitse. Mitte see kaitse, mille sa ostsid. See ei ole kaitse, mille sa oled ära teeninud. See on kaitse, mille Jeesuse veri on ostnud. See on kaitse, mille Jumala arm on kehtestanud. Ja see kaitse on tõeline. See on nähtav vaimses maailmas. Ja iga vaenlane, kes läheneb, näeb seda. Ja ta taandub. Sest sinu kodu ei ole hüljatud territoorium. See on kõige kõrgema märgitud territoorium. Kuuluta uuesti valju häälega. Jumal päästab mind linnupüüdja püünisest. Vend, kas te kuulsid seda siin? Kas te kuulasite seda heli? Kui ma seda heli kuulsin, nägin, et selle kohal on üks sõnum kirjutatud. Jah, WhatsApp ise kirjutab selle. Seal on nii kirjas, sageli edastatud. See tähendab, et see heli levib üle kogu Brasiilia ja inimesed saadavad seda edasi. Muide, see, kes mulle selle saatis, on minu hea sõber, Jumala mees. Ja miks ma sulle seda heli siin näitan, et sa aru saaksid? Et me oleme jõudmas punkti, vennad. Tagasiteed enam ei ole. Ausalt öeldes, tagasiteed enam ei ole. Kas tead, kes seda siin jutlustas? See oli robot. Just nii, tehisintellekt. Ja kuidas ma seda tean? Me märkame seda mustrite järgi. Me märkame seda siin hääletooni järgi, mis liigub kogu aeg samas suunas, sama rütmiga. Ma ei tea muusikast eriti palju, aga ma saatsin selle isegi ühele teisele sõbrale, et seda üle kontrollida. Kokkuvõttes, see on jõudmas punkti, kus see on märkamatuks muutunud. Inimesed ei pane seda tähele. Aga see siin, vaata, see on tehisintellekt. Ma võiksin selle siin käima panna. See on 15 minutit jutlust sinu kodu eest palvetades. Et Jumal annaks sulle kordaminekut. Et Jumal kaitseks sind kõige kurja eest. See avaldas mulle muljet. Ja ütlen veel, ma juhuslikult läksin oma Instagrami ja siis ilmus postitus JB Carvalholt. Ta on suur Jumala mees. Ma panen selle sulle vaatamiseks. Tegelikult ma loen sulle tema postituse kirjelduse tehisintellekti kohta. Vaata, kui huvitav asjad ütles ja ma loen varsti ka kommentaarid ette. Pane hästi tähele. Ta kirjutas nii. Paul Kingsnorth, kirjanik ja endine Briti keskkonnakaitsja. Ta vihjab, et tehisintellekt võib sillutada teed sellele, mida kristlik traditsioon nimetab antikristuseks. Ta ei väida, et tehisintellekt oleks antikristus.
kuid ta võib luua kultuurilised, vaimsed ja poliitilised tingimused selle tõusuks. Tema arvates kipub tehnoloogia Jumalat asendama. Kaasaegne tsivilisatsioon ei ole religioonist loobunud, see on lihtsalt vahetanud oma jumaldamise objekti. Selle asemel, et otsida päästet Jumalast, hakkas ta seda otsima teadusest, tehnikast ja tehisintellektist. Ja selles mõttes hakkab tehisintellekt omandama peaaegu messiaanlikku rolli. Paljud tehisintellekti ettevõtted väidavad, et see suudab lahendada inimkonna suurimad probleemid. Haigused, vaesus, sõjad, teadmatuse, vananemine ja isegi surm. See narratiiv meenutab juba religioosset ootust. Lootus pääsemisele, mille inimene ise loob. Vaata, ilmutusraamat kirjeldab süsteemi, mis suudab mõjutada kõiki, väikesi ja suuri, rikkaid ja vaeseid. Ehk siis, esimest korda ajaloos võivad digitehnoloogiad ühendada digitaalse identiteedi, massilise jälgimise, näotuvastuse, digiraha, käitumisprofiilid ja tehisintellekti, mis suudab samaaegselt jälgida miljardeid inimesi. See on enneolematu kontrolli tase. Tehisintellekt suudab luua videoid ja hääli, mis on praktiliselt eristamatud tegelikkusest. Ja kui keegi ei suuda enam tõde valest eristada, siis kes hakkab tegelikkust määratlema? See ongi tõe fabritseerimise probleem. Üldine tehisintellekt, mida nimetatakse AGI-ks või superintellekt, ületab inimvõimekuse praktiliselt igas valdkonnas. Kujutage ette, kui inimesed usuksid, et tehisintellektil on parimad vastused selle kohta, mis on tõde, mis on moraalne, keda valida, kuidas oma lapsi kasvatada ja kuidas elada. Ja mis juhtub siis, kui tsivilisatsioon hakkab usaldama enda loodud intelligentsi rohkem kui Jumala tarkust? Iga kristlase kutsumus on sõltuda püha vaimu juhtimisest ega asendada Jumalat oma enda kätetööga. Roomlastele 8:14, sest kõik, keda juhib Jumala vaim, need on Jumala lapsed. Aamen. Vennad, mulle avaldas see tekst muljet just sellepärast, et see langes kokku. Ma olin just üllatunud sellest ülistussõnumist ja siis äkki tuli mulle see tekst meelde. Ja siis ma hakkasin kommentaare lugema, eks. Vaatasin mõningaid kommentaare. Vinicius Costa ütles nii. Ma olen tehisintellektiga töötanud 3 aastat ja ma võin timitada kõike, mida piiskop rääkis. Ma olen seda juba algusest peale rääkinud. Tehisintellekt saab piiramatut võimu ja teavet. Varsti saab sellest siin maa peal kõikvõimas, kõike teadev ja kõikjal olev. Ainult Jumalal saab olema rohkem võimu kui tehisintellektil. Vaadake, vennad, mitte ainult mina ei ole hirmul, ma usun, et ka teie olete. Jah, ma olin juba kuulnud paljusid ülistuslaule, eks. Ülistuslaule tehisintellektiga, aga nüüd juhib tehisintellekt ise ülistust. Ossa poiss, vennad, vaadake, ma tõesti ei tea, kuhu see välja jõuab. Ja need kommentaarid tegid mind veidi murelikuks. Ma loen siin veel ühe kommentaari. See on doktor Romulo Pagano või Pagano, ma ei tea täpselt. Ta ütles, et see, mida ma olen saanud patsientidelt, kes peavad hardusetki, palvetavad ja käivad tehisintellektiga teraapias, on järjest hirmutavam. Konsultatsiooni ajal püüan ma tuua esile vaimust juhitud elu olulisust. Mõnele kingin piibli või tema raamatuid, metanoia, Patahjadas Kerasoins või pühendusraamatuid. Jumal õnnistagu. Sest jah, vennad, inimesed paluvad palveid ChatGPT-lt. Teistele tehisintellektidele. See on tõesti väga ohtlik asi. Vaata, mida Andreia ütles. Vaimulik nõuanne on absurdne. See on täielik pimedus ülejäänute poolt. Tuleb uurida ja hoida kinni heast. On veel üks neiu, Liivia. Tema ütles nii. Ma loen ainult selle veel ette. See teeb mind äärmiselt kurvaks. Jeesus jättis meile püha vaimu, et meid õpetada ja meile kõik meelde tuletada. Ja inimene julgeb pöörduda masina poole. Ma võin öelda, et tehisintellekt on selles mõttes tänapäeva kuldvasikas. Vennad, ma lugesin siin palju kommentaare. Inimesed on tõesti mures. Jah, ja oli üks neiu, kes ütles, vaata, me peame hoidma seda, mis on hea. Võtame sellest hea osa. Mõtleme siin korraks ühe asja peale. Mul on näiteks
mitmeid piibli kommentaari raamatuid, ekspositsioonilisi kommentaare. Need on inimesed, kes on uurinud piiblit salm salmi haaval ja toovad seletusi. See aitab mind väga palju piibliõpingutes, et ma ei räägiks rumalusi ega levitaks hereesiat. Seega toon ma alati siia õpetusi, mis põhinevad piiblil. Aga täna tehisintellekti abil, näiteks ChatGPT-ga. Ei ole patt, kui sa küsid piibli kohta mõne küsimuse, sest tegelikult tehisintellekt otsib vastuseid raamatutest, eks. Seega ei ole vale, kui sa midagi järele uurid. Jah, mis mind juba muretsema paneb, on see, kui sa palud tehisintellektil palvet kirjutada. Sest sa tead, et see on robot. Need on andmed, see on matemaatika, seal ei ole tundeid. Samamoodi hakkab mind muretsema selline vaimulik sõnum, sest robotil ei ole tundeid. Tal ei ole Jumala püha vaimu. Ta ei ole paastunud. Ta ei ole end Jumalale pühendanud. Tal ei ole lähedast suhet Jumalaga. See on puhtalt emotsioon ja me peame olema ettevaatlikud, sest muidu võidakse meid tõesti petta. Kas on selge? Samal ajal kuulata kiiduslaulu, mida teeb tehisintellekt. On olnud inimesi, kes on mulle öelnud, pastor, ma ei näe, et see oleks vale, sest tegelikult, et luua muusikat, pead sa ise olema Jumala poolt inspireeritud, et see laul kirjutada. Aga vennad, ma tunnistan ka, et on võimalik teha muusikat ilma igasuguse inspiratsioonita. Sa lihtsalt palud selle muusika genereerida ja kogu teadmise põhjal, kogu selle põhjal, mida tehisintellekt, tehisaru, teab ülistuslaulude, muusika, sõnade kohta, loob ta siis uue laulu. Aga mida ma tahan öelda, on see, et peame silmad lahti tegema. Mis on sinu arvamus? Jäta oma kommentaar alla. Mida sina sellest õigest arvad? Kas olen ainus, kes on šokis? Kas olen ka mina ainus, kes nõustub, et see siin valmistab juba teed antikristusele? Ma usun, et ei ole. Muide, ilmuutusraamat räägib ühest kujutisest, mis saab olema aegade lõpus ja mis hakkab rääkima. Ja täna me juba näeme selle täitumist, vähemalt selle algust, kus masin hakkab heli tegema, hakkab rääkima. Me juba teame, et tehisintellekt teeb seda kõike juba praegu. Vennad, see on tõesti tee, millel tagasiteed ei ole. Nagu noormees siin ütles, ainult Jumal suudab tehisintellekti võita. Sest Jumal juba teab, et see siin on nagu meie päevade Paabeli torn. See on nagu kuldvasikas. See on inimene, kes tahab end rahuldada, tahab ise Jumal olla. Ja me peame olema valvsad, et meid ei petetaks. Amen. Te teate, et minu kanalil ma jagan palju õpetusi viimsete aegade kohta. Kui sulle see teema meeldib, siis telli kanal, jaga ja jälgi ka järgmisi videoid, mida ma üles panen. Ma tahan sinu eest iga päev palvetada, hommikupalves ja õhtupalves. Amen. Jäta siia oma kommentaar, mida sina sellest arvad. Ja ma tunnistan, seekord olin ma jahmunud, ehmunud ja ma tahan teada, mida sina arvad. Olgu, Jumal õnnistagu, suur kallistus, jää issanda rahusse.